Põhimõtteliselt, et me teeme lihtsalt sellise cooking show, kus me teeme natuke tervislikumaid retsepte, sest me mõlemad oleme väga fitness entusiastid. Me tahame oma figuuri hoida, me teeme trenni palju ja me ei taha igast crappi süüa. Aga samal ajal me tahame maitsvalt süüa. Just täpselt. Täna me teeme magusamat. Üritame teha siis mingit sükest asja, nagu on sidruni, mustika ja valge šokolaadi keeksiline. Jah, põhikoostisosaks kasutame kodujuustu, see on mu lemmik asi küpsetamisel, aga eelkõige magusate asjade küpsetamisel. Ma kasutan seda sellepärast, et seda tere oma just ilma hapukoorete ja asjadeta, sest et see on kuidagi nagu, tal ei ole mingit nii tugevat soolast maitset ja ta ei ole vedel, vaata Otto omad on sellised vedelad, need nagu ei sobi varustuseks. Paneme selle, kus on munad kasutada? 300 grammi, jah? Palju muna? Pane kõik 3. Kõik 3? Jaa, vai. 3 muna, 150 grammi muna kokku on ju. Praegu on ta süge hästi vedel. Nii. See meenutab nagu, milline võiks välja näha see pitsa põhi, vaata. Ja. Kas sa räägid igast osast sellest pitsapõhjast? Mul on see suur unistus ära proovida nagu, aga ma ei ole jõudnud seda lihtsalt kuidagi. Meil on vaja kaerahelbeid. Ma hoian kaerahelbeid sükses küpsise topsis. No sulle meeldib tervislikke asju, mitte tervislike asjade pakendites hoida, ma olen aru saanud, jah. Jah, nii. Sinu koju vist komme otsima ei ole mõtet tulla. Ei, ikka võid. See on siukse köögikompanjon ju. Ja siis ma kaalun siia. Ma panen 75. Okei, 80 tuli. Ma nagu ei tee teda jahuks, on ju. Ta on siuke nagu tükeldatud vets, vaata. Hakitud. Sa võid šokolaadi hakkida. Ma kasutan täiesti tavaliselt mingit kõige odavamat extra white šokolaati, sest see on nagu koostiselt kõige normaalsem. Siin ei ole nagu mingit palmiõlisid pandud ega. Ja kusjuures ma avastasin, et... Mu suur kiusatus on üks ruut lihtsalt ära süüa. Oota. Ma avastasin, et normaalse koostisega on veel Fatseri valget šokolaad, aga see on lihtsalt nagu väga palju kallim. See oli mingi üks tahvel üle 3 euro. Kas see oli see suurem tahvel või? Ei, 100 grammi. Pane, ma arvan, et mingi 50–60 grammi. Kõige lihtsam on see, kui sa hakid need niimoodi nagu niipidi nagu ribadeks ja siis pärast teed niipidi. Hops. Siis tulevad täpselt siuksed ilusad tükikesed. Okei, see tegelikult see kogus oli väga hea neid kaerahelbeid. Ta ei läinud üldse nagu... Palju 80 grammi läks, jah? Mida, kaerahelbeid või? Jah. Et ta ei läinud nagu paksuks, ei jäänud ka vedel. Mõtlen, ma veits tambin teda selle... Kus see tamp sai? Ei? No valge šokolaad on täielik nõrkus, sest ükskõik mis küpsetises valge šokolaad sees on, siis ma olen juba müüdud. Kuidas sul siis nii lihtsad nõrkused elus on? Ma tambin seda nagu natukene ära, et ta läheks natukene, ma ei taha teda nagu blenderdada, on ju? Ma ei taha, et ta läheks siukseks smoothiks päris, et... Aga et ta läheks segamini korralikult. Nii, ma nüüd mõõdan. Ma ei tea, grammides on seda veits totter mõõta, aga ma mõõdan, kui palju läheb sidrunimahla sinna sisse. Ma panen seda nagu korralikult ikka. Kui sa teaksid, kui suuri šokolaaditükke ma enda asjadesse panen, siis sa vist kuhuksid pikali. Kurat, ma oleks enne pidanud riivima seda koort vist. Sest nüüd ei riivima mingit koort ju. Kas ma panen seda viljalihaga veits või? Pane natukene. Midagi tuleb. Peaaegu. Nii, sul on šokolaad välja saanud. Said mustikat sügavkülmast välja võtta. Esimene sahtel vaata. Jep. Okei, ma ei tea. See vist ei ole nagu väga successful värk siin. Ei, teda läheb ikka, vaata ta lihtsalt nagu kaab siia nii-öelda selle mahla sisse ära natukene. Ja nüüd segame läbi ja siis paneme... Ja segame läbi ja ma kaaluks ära palju neid mustikaid on äkki. 100 grammi põhimõtteliselt. Ma arvan, et paneme kõik need mustikad siia ära. Keeruline on see, et ta läks suht paksuks. Nii, said need mustikad sinna mõnda? Jah. Korralikult. Vaid juuksutante, kiudaineid ja kõike head. Jaa. Nii, see nüüd ei meenuta keegi.
kui palju sina suhtud küpsetamisse kui reaalselt nagu teadusesse ja kui palju sa tavapäraselt lihtsalt sugust katse-eksitlusmeetodit? No, oh my god, see on lilla, vaata. Nii ilus. Väga kena. Ei, ma ei tea üldse, mida ma teen. Nagu selles mõttes iga kord, kui ma küpsetan midagi, siis see on iga kord niimoodi, et... Spontaanne. Jaa, et ma ei... Õnneks mul on enamus kordadel välja tulnud kõik asjad, mis on tulnud pärmiga teha, vaat neid ma ei suuda teha. Et need on nagu minu nõrk koht. Valge šokolaad, palun. Joo. Mina olen see tavapäraselt hästi suge piinlik retsepti jälgija. Et kui nagu mingit uusi asju katsetada, siis ma pigem alguses teen nagu täitsa retsepti järgi. Aga vaat kõiki asju on nagu raske leida nii-öelda valmis retseptina juba tegelikult. No see on täiesti oma looming siin praegu. Nii, šokolaadi läks nüüd kui palju? 60 grammi? 60 grammi. 60 grammi valget šokolaadi. Ja nüüd hakkame seda magustama. Magustamiseks võid tegelikult suhkrut ka kasutada. Aga me tahame oma kalorisi madalal hoida, seega me valisime siis kõige nii-öelda testituma suhkruasendaja. Läks nüüd stevia siis ja... Erytritooli stevia segu. Nii, kuidas ma nüüd kaalun seda? Niimoodi. Panen selle ära. Nii, nüüd on siuke miks koos. Ta on praegu õhuga. Jah, siuke miks on koos. Nii. Hästi lilla, hästi sidrunine. Jaa, hästi hea. Vahepeal kaadri taguselt tegime. Küpsetuspulbrid. Tead, täna hommikul ma pesin hambaid ja siis mul on lilla hambari ja siis mul on lilla hambapasta ja siis ma nagu võtsin uue hambapasta ja siis see pakend oli lilla ja siis ma vaatasin neid kõrvud ja see oli nii nunnu ja siis sellelt hambapastast tuli ka lilla välja ja siis see on lilla ja see on lilla ja ma ei tea. Lilla manna, mitte roosa manna, aga lilla manna. Ma olen täielikult lilla fänn. Nii, paneme seda mingi umbes natuke. No mingi, ma ei tea, supilusika täis. Jah. Kõik koganduseksperdid on lihtsalt õppida. Seda ei pannud. Seda ei pannud. Nii, tead, mis me nüüd võtame? Nii. Kõva või võtame. Kõva või. Kõva või. Ja siis võtan selle vormi, on ju. Soola pidin ka panema. Jah, natuke soola. Umbes niimoodi, natuke. Kõik umbes niimoodi, natuke. Tunde järgi. Nii. Vaniljesuhkur. Jaa. Nii, vaniljesuhkur. See on väga oluline. Üks kõige olulisem. Mis see kui nunn on? Umbes niimoodi. Natuke. No see, ma silma järgi ütleks, et umbes 5 grammi. Ma panin sinna banaanikeeksi panin ka 5 grammi ja see väga toimis selles suhtes. Nii. Proovisin, võin kinnitada väga hea oli. Nii, võtan selle kõva või. Või sa määrid selle ära? Jaa, ma määrin ära. Sest et siis ta pärast lihtsalt kukub siit välja nagu. Ja see on teflonist ja siis inimesed ütlevad, et sa ei tohi teflonit kasutada, sest et see on mürgine on ju. Ja siis samal ajal inimesed söövad nagu rahulikult mäkki edasi on nagu Jaa. Inimesed kasutavad telefone rahulikult edasi, on nagu mingi appi. Panna mürgine. Ei no eks seal ikka on nagu mingid mürke, aga ma ei tea. Igal pool on mürk. Jaa, tänapäeva maailm nagu väga ilma mürkideta ei saa. Nii. Ja miks ma just teen niimoodi, mitte ma ei pane mingid võitükke, sest et muidu jääb liiga palju võid ja siis see annab ka väga palju lisakaloreid. Mitte, et ma nagu kaloreid loeks, on ju. Aga lihtsalt ei ole, nagu ma leian, et ma ei loe kaloreid siis, kui on mingi hea asi, mis maitseb ülihästi, vaata. Näiteks ma ei tea, kui ma võit panen leiva peale, siis ma ei mõtle, et oh my god, ma pean vähe võit panema, sest et seal on palju kaloreid. Siis ma nagu panen südame rahuga. Aga just sükestest kohtades, kui ta ei anna isegi maitset, vaata. Jaa, just. No nii. Kui ta ei ole see kõige olulisem. Ütle nüüd, et see ei näe hea. See näeb väga hea välja. Ja see lõhn. Oh my god. Võtad šokolaadi, mustikat, sidronit, vaniljat, kõik on head. Nii. Sa võid kraapida seda, sest et ma ei saa väga kraapida. Ma vaatan neid šokolaadi ja mustika tükikesi siin ja lihtsalt. Uskumatu, kuidas see mustikas ikka värvib. Jaa, täiesti nagu lilla. Mis sina arvad sellest, et vaata me kasutasime külmutatud mustikaid on ja et nagu külmutatud köögiviljad ja marjad versus nagu värske? Kuule, munasarju külmutatakse selleks, et nad hiljem oleksid paremad ja säilivamad.
nagu reaalselt munasarja külmutusprotsess on nagu ka selle eesmärgiga, et nad ei rikneks. Ja külmutatud marjas nagu ta lihtsalt maitse poolest on vesine ilmselt veits. No see on külmutatud asjade puhul nagu loomulik. Aga kui proovida natuke raha võib-olla säästa, siis on külmutatud asjad väga hea. Kas ma võin selle ära süüa? Oh my god. Väike Joker moment. See lilla saatan läheb nüüd ahju. Oo jaa. Ja ma arvan, ma lasen ta 30 minti, nagu ma lasin eelmine kord banaani seda. Tundub mõistlik. 30 minutes later. Nii. Issand jumal. Wow. Issand jumal see. Ta on nii pehme, et ta lihtsalt voolab välja siit. Päriselt. Või nagu ta ei voola välja, aga ta nagu on väga vubla. Žigili. On jah? Nii, ma panen selle nüüd akna alla natuke jahtuma ja siis me saame selle lahti Teistesti lõigata. teha. A few moments later. Cheers! See on kuum. Ta vajab jahtumist, aga maitse. See on kõige parem asi, mida ma olen kodujuustust teinud. See on tõesti nagu mega nii moist ja kuidagi nagu... ei oska kirjeldada. Ma ka ei oska. Niimoodi soojana süües, niimoodi pehmena süües on see nagu sööks nagu mingit maailma kõige paremat putru. Jaa. Samas sellel ei ole pudrumaitset. Neil on lihtsalt õrn siuke mõnus kaeramaitse juures. Kui sa selle video ära vaatasid, siis sa saad ühe minu tulevase platvormi kõige parema retsepti lihtsalt niisama. Aga seda retsepti ei ole mitte kuskil mujal, sest see on meie enda välja mõeldud retsept täiesti nullist. Nii äge. Nii et tee järgi. Või maksa kinni. Näeme järgmises. Tšau! Tšau!